Tere, mina olen Georg Teeteatrist ja nagu juures olevalt pildilt näha on kõik vingemad TTÜ tudengiorganisatsioonid kogunenud Juliuse platsile ja põhjus selleks on väga lihtne. Kohe-kohe on algamas The Great Challenge'i esimene etapp, milleks on siis auto orienteerumine. Mina, Georg, teen seda kaasa Teeteatri vaatevinklist. Aga liigume kiiremini, sest Teeteatri inimesed on juba auto poole liikumas. Kell on juba 4:30 läbi ja auto orienteerumine on täies hoos. Teeteater kihutab teise punkti juurde. Esimene punkt on läbitud. Esimeseks punktiks oli Õismäe suure tiigi juures ühe reklaamklipi valmistamine, millega Teeteater sai loomulikult suurepäraselt hakkama, aga nüüd me liigume siis teise punkti poole ja sõber Jan kiirelt kirjeldab meile, mis teises punktis saama hakkab. Meile kaasa antud vahenditega võimaldame me enda tulevasele kanale ühe vahva õhulennu, niimoodi, et ta sellest ka ära veereda saab. Tere, mis organisatsioon olete? EÜN. Ja kuidas siiamaani läinud oled? Siiamaani juhime. Siiamaani juhite? Linna harjurid kusjuures lähevad sinna. Okei. See tähendab, et põhiline on ees olla, mitte punkte hästi läbida? Me ei tulnudki osalema, me tulime võitma. Okay. Et pinget ei ole, et naudime ja võtame mõnusalt seda kõike. Teeteater on jõudnud auto orienteerumise 3. punkti juurde ja ülesandeks on visata sealt kuskilt kõrgelt alla muna, aga see peab juhtuma nüüd niimoodi, et muna on täpselt pärast samasugune. Meie proovime kasutada sellise vahva mõmmi abi ja kohe seal juba käib mõtlemine, kuidas ülesanne väga loominguliselt lahendada, nii et kohe näeme, mis saama hakkab. Ja 2 studioosusega, ärge rohkem kasutage. Neid on teil hiljem ka vaja. Ma arvan, et me vist ei või midagi peale studioosuse kasutada, muidu võtaks kellegi jalgratta kiivri ja paneks selle sisse selle muna. Nii, Teeteater on nüüd enda vinge turvalise leiutise muna jaoks valmis teinud. Siin on teipi, siin on armas mõmmi, siin on üks selline kiiver ja nüüd kohe-kohe saame teada, et kas kogu see inseneritöö on ennast õigustanud ja me laseme ta siit ülevalt alla. Teeteater on jõudnud 4. orienteerumise punkti, milleks on kaunis Jaapani aed. 4. ülesandeks on mõelda Teeteatri organisatsioonile uus lause, mis kuidagi peegeldaks seda ilu, mis meil siin on. Nagu juures olevalt pildilt näha, siis Teeteatri mehised mehed külma ei karda ja siin on Teeteatri Mauro. Mauro, räägi, kuidas ülesanne meeldis? Ei, ülesanne väga hea, sellest peab alati olema valmis kõigeks. Teeteater on selline juba. Et tissid paljaks tuli ära? Tuli ära, täitsa paljad on. Siiamaani paljad. Selline Teeteater on külm sügis, 18. september, aga meestel on tissid paljad ja nii käibki. Nagu näha juures olevalt pildid, siis Teeteatri inimesed proovivad saada kohaliku inimese nõust, et teha temaga üks fotolavastus. Ja tundub, et see õnnestus ja me peame ise ka sinna pildi peale minema, nii et lähme. Kell on 17:40, meil on 28 minutit aega, et ära lahendada veel 2 ülesannet. Praegu oleme jõudnud siia Russalka juurde, pärast proovime jõuda veel Oleviste kiriku juurde ja ütleme ausalt, et tõenäoliselt läheb väga napiks. Teeteater läbis just eelviimase punkti ja nüüd me kihutame Oleviste kiriku juurde, kus siis on meil vaja paberist valmis teha torn. Ja see torn peab püsima püsti 1 minuti. Aeg on juba üsna hiline, 17:47. 18:18 peab videod siis üles laadima, see tähendab, et läheb napiks. Selline oli siis meeleolukas The Great Challenge 2015 ja nagu juures olevalt pildilt on näha, siis Teeteatri inimesed endiselt magavad, pingeid oli palju, oli lõbus, oli lahe.
Elektriauto vedas meid õigesse kohta ning siit lõpetab Vahur Kersna, vaese mehe Vahur Kersna. Aitäh!